ma olen ennast käest lasknud. Täna Rasp põleb episood number 4. Täna episood on siis Day in the Life, päev elus, põhimõtteliselt nagu vlog. Üritan anda siis day of eatingu, siis teeme trenni. Ja kuna täna on pühapäev, siis täna on siuke hästi chill päev, et ma valisingi selle selleks, et mul ei ole nagu mingeid muid kohustusi, et see on nagu lihtsalt täna on üsna lihtne päev, aga sellegi poolest tuleb hoida kõik nagu toidud, trennid, kõik nii nagu peab. Hommikul enne ma ei tea mitte midagi, kui ma olen saanud 1 tassi kohvi ja siis võib kõik muu nagu pihta hakata. Ehk siis järgmine plaan ongi see, et ma lähen ratta peale, mis on seal, ja siis fasted cardio. Ma veel ei tea, kas 30 või 45 minti, et see selgub siis, kui ma olen ratta peal. Vot. Nii, fasted cardio on ühel pool, üks süke päeva mitte kõige parem tipphetk. Ma tegin 30 minutit, sest et kui ma teeksin vist 45 minutit, siis ma lihtsalt hüppaks aknast alla. Kui hakkab siis hommikusöögi aeg, hommikusöök on minu puhul selline võib-olla kõige energiarikkam toit üldse, sest et ma treenin kuskil seal lõunapaiku, siis mul on nagu hetkel on see kõige tähtsam, et ma saan siit mingi piisava hulga energiat, millega ma lihtsalt suudan selle trenni täie võimsusega ära teha. Ja kui mul peale trenni on mingi uim peal ja ei saa süüa, siis see on nagu juba pole enam tähtis, vaid trenn on kõige tähtsam, saame kulutusi sisse. Ja siis kohe näitangi, mis ma hakkan hommikusöögiks tegema. Ilmselt tuleb pudru koos mingite väikeste lisanditega. Kui on valmis, fasted cardio on tehtud, ütleme nii, et nüüd hakkab päev alati, päev hakkab ülesmäge minema. Et mis mul siin ongi KRL-bed koos kohupiimaga, kohupiim on rasvatu, peal on õun veel, siis on munavalgeid sees, et mahtu anda. Kõrval on 2 siis sellise rehe rukkileivaga, mille on hästi head makrad, et ma näitasin seda pakki ka teile, et väga selline dieedisõbralik leib. 2 võileiba ja 3 tass kohvi, et siuke. Ütleme, et tundub väga hea ja nagu ma enne ütlesin, et see on minu päeva kõige selline suurem eine, sest et ma hakkan varsti siin 2 tunni jooksul planin treenida, et see on läheb õigesse kohta. Numbritest ma ka ei räägi hetkel, et numbritest ma enam üldse siin ei räägi, sest et teil ei ole mitte midagi minu numbritega lihtsalt teha, et minu numbrid on nii individuaalsed siin prepi lõpus, et jah, need ei ole üldse mõtet puutuda. Nii, nüüd on aeg minna vaikselt trenni, ema tuli mul vaheval külla ja kohe näitan, tõi mulle sellist asja, nagu siin on kohafilee. Siin on umbes 2 fileed, mõlemad 600 grammi. Ühe filee, ma arvan, ma kavatsen täna ära süüa, et see on kui nahk ära võtta mingi 500 grammi. No see on pärast trenni. Eks panin need niimoodi soola ja pipraga marineerima ja nüüd ongi aeg minna trenni ja võib-olla enne poest läbi. Muidu raiskan seda kuradi muna nähta täiega palju. 1955. Sinna ei teinud? Nii. Pudista? Ma ei mäleta, millal ma viimati. Ma räägin siia. Ma ei mäletagi, millal ma viimati enne trenni seda jäätist sain. Ma olen ju välja öelnud, ma olen flexible diet'er, aga ma ei tea, ma pole mingi
mitu nädalat vist üldse jäätis söönud. Õhtul ilmselt kahetsen. Nii, trenn on tehtud, kõnnin vaikselt kodu poole. Kodust lahutab mind mingi 5 minutit, midagi sellist. Trennis ma räägin kodus, ma arvan, et praegu on see hetk, vaata, kui ma olen rääkinud, et ma teen nii, et söön, toimetan niimoodi, et ma saan trenni panna kõik sisse, mis mul on. Siis nüüd, mis juhtub pärast trenni, tegin just ka pika aeroobse otsa trennile nagu tavaliselt, siis enesetunne koju kõndimisel ja nagu see vahe, kus sa lõpetad trenni ja saad oma söögi ja toidu ja koju ja sooja ja siis see on kõige hullem, sa lihtsalt oled täiesti autopiloodi peal, sa isegi ei mõtle nagu sellele, kuidas sa kõnnid, sa lihtsalt automaatselt üks jalg läheb teise ette ja lihtsalt tiksud ära selle hetke, kuni sa jõuad koju. Et see on selline jõuetu tunne, see 3 nädalat võistlusteni, esimese võistluseni. See on teine teema, ma varsti räägin ka, mis tuleb pärast seda, aga jah, hakkab vaikselt tunda andma, et ei taha midagi halba öelda, aga noh, ega kõige siuke parem ei ole olla, et noh, ma ei taha väga välja näidata seda, et noh, välja näidata seda sellist jõuetust ja sellist olekut, et küll ajal on porgand ja soe kohvi, just see, mida sa vajad. On valmis, no mitte õhtusöök, vaid post-workout meal, et samal ajal, kui ma pimpimismantlit kannan, siis ma näitan ka, mis ma söön. Siin on siis nimelt enne ahju läinud umbes toores kaalus 500 grammi kohafileed ja siis 1 pakk brookolit kõrvale, väike kalorivaba morss. Et väga clean, väga toitev, väga maitsev, et praegusel hetkel ma ütleks, et ma nagu naudin väga sellist nii-öelda clean eatingut, et täna ainuke asi, mida ma kahetsen see, et ma sõin enne trenni seal jäätised, see oli täiesti nagu mõttetu 180 kalorit, et ma isegi see ei maitsenud mulle, et ma oleks pigem võin nagu selle eest mingi meeli jõuna ära süüa, noh, ühesõnaga mõttetud asjad, mida nagu impulsiivselt teed, aga pärast mõtle, et kurat oleks võinud tegemata jätta, eks nagu tulevikus ilmselt tuleb seda hetke meelde tuletada, et ära osta jäätist, vaid söö õiget toitu. Kui maitsen ka, kuidas mu see kala tuli ahjus välja. Ülihea, kohafilee, ülihea maitsega. Muide, ma ei teadnud täpselt palju kohafileest kalorid on, Google'is kuskilt ei leidnud. Siis kirjutasin Peebule, Peebul on see vihikumajandus on mitu aastat, seda kohe hops 97 kalorit, 2,8 rasva, 18 valku ja hops korras. Aga nüüd ma naudin oma õhtusööki. Väike disclaimer ka, et enne kui ma ütlesin, et ärge oska jäätis, siis see pole päris mina, kes räägib. Ei saa olla, teen kohe siia peale sellise väikse snäki veel, siin on 4 krõbuski ja tõun, maitsetamata jogurt ja siis natukene karamelli, siis kalorivaba siirupit. Ma ei saa aru, mis keemiat siia sisse pannakse, sest nagu reaalselt see lõhnab nagu blueberry muffin, nagu põhimõtteliselt täpselt identselt. Nii, aga trenn täna siis, täna ei olnud mul just kõige siuke parem trenn. Tegelikult trenn ise, no tegelikult oli okei. Ma eile sain tegelikult Peetriga kokku ja siis me leppisime kokku, et okei, teeme homme koos trenni, et mõlemana seljapäev ja saime, selles suhtes ma praegu olen punktis, kus ma ei taha tegelikult mitte kellegi eriti koos trenni teha. No see oli kuidagi nii sümpaatne, et lähme, et saad natuke rutiinist välja, samuti ma ei käi eriti seal Balti jaama MyFitnessis, et kui ma treenin üksinda, ma treenin Kristiine MyFitis ja mul on hästi selline sarnane rutiin, et ma ei lähe nagu eriti kuidagi välja sellest, et täna oli siuke, et davai ja üritame, proovime. Trenn oli hea, selles suhtes mingit passimist ei olnud, aga trenni läbi viia oli üldiselt nagu lihtsalt väga raske, et enesetunne oli halb ja lihtsalt terve trenni jooksul ei saanud lihtsalt pumpa kätke, lihtsalt ei saanud pumpa
peegliga oli kogu aeg selline halb suhe, et nagu kuna mul on viimased päevad on kaal ka selline 1,5 kilo raskem, kui ta tegelikult peaks olema, et see on ka mingi vee teema praegu. Et siis üldiselt selline minek ei olnud eriti hea ja siis see hakkabki, praegu on 3 nädalat on jäänud. See ongi see siuke viimane ots, kuna tegelikult kaloraaž on nii madalal juba, et põhimõtteliselt see energia tulebki lihtsalt õhust ja armastust, siis vahest seda armastust ei ole seal nii palju ja siis lihtsalt on väga raske neid trenne nagu läbi viia. Aga selline see spordiala ongi, et tegelikult lõpus, kui sa ikkagi üritad teha head vormi, siis paraku sul ei ole hea olla. Sellegi poolest, et midagi hullu ei olnud. Täna seljatrennis siis põhimõtteliselt seljale lailihasele tegime 4 harjutust. Täpselt seeriad ei mäletan, et pigem tegimegi sellised mingid põhimõtted, et teeme mingid pumpavad seeriad, teeme mingid rasked seeriad, lihtsalt tunde järgi vaatasime. Siis lisaks oli veel õlataga osa ja siis biceps ja siis peale seda tegin ka veel pikema kardio, peale mida ma olen alati lihtsalt täiesti sodi. Et see on kõige hullem hetk mul päevas, ma arvan, nagu te seal läbi kaamera nägite, et see on see hetk, kus lihtsalt enam ei ole mitte ühtegi nagu energiavaru alles ja siis lihtsalt pead koju jõudma ja siis hakkab alles hea. Aga täna, mis plaan on edasi, ma arvan, et ma käin kiiresti veel poest läbi, ostan natukene aspartami ja siis teeme väikse filmiõhtu. Et see veeloog, ma arvan, või see pole veeloog, see nagu päev elus, ta võib-olla illustreerib kõige paremini seda, kuidas siin lõpuhetkedel ongi see, et mu elu ei ole väga huvitav, intrigeeriv, et on väga lihtne rutiin, iga päev on lihtsalt see, et sa lihtsalt täidad oma päeva eesmärki, ilusti ära, lähed magama, ärkad järgmine päev üles, täidad jälle oma eesmärgi ära ja niimoodi lihtsalt päevad saad natukene paremaks, et see ongi kõige point, et suur töö on juba tehtud, nüüd on veel siin 3 nädalat vaja asi nagu ära viimistleda, et selle laevaga nii-öelda siis sinna sadamasse sõita, mitte Titanicut teha. Põhimõtteliselt kohe 8 aeg on väikseks suhtusöögiks, ehk siis põhimõtteliselt identsed võileajad, mis tegin hommikul, et see reheleib on ikka üli tipp-topp makrodega. Et 4 sellist ja tomat ja kanafileesink, mitte kanafileesink, vaid kanasink tilliga. Et õhtus täna mul ei ole nagu nii palju kaloreid, tegelikult tavaliselt ma teeks mingi pudru omale. Aga kuna ma sõin alles kell 6, nii et siis on kõik tipp-topp, et kõht tühi ei ole. Või no on, aga ei ole samas, on ja ei ole. Et tegelikult on kogu aeg kõht tühi, aga ei tohi öelda, et on tühi. These so good. Oh my god. Oh, I got on my nose. Chicken cheers. Adam, who was your worthy winner? I know what you're gonna say. Petan oma dieeti. Ei kaalunud kapsust. Ilmselt läksid kalorid üle. Dieet on rikutud. On aeg siis päeva viimaseks eineks, mis nagu tegelikult ei ole päris eine, vaid siin on kõik mu stack vitamiine, mida ma hetkel kasutan. Kõigepealt on omegad, siis on multivitamiin. Oi. See läheb suhu. Ainult ühte ongi vaja. Nii, siis on veel magnesium B6. Ja siis see on põhimõtteliselt melatoniin. Ehk siis see idee poolest parandab une kvaliteeti. Et ma olen nüüd siin veidi üle nädala vist seda melatoniini kasutanud. Et see ei ole nagu see asi, mis paneb su magama, vaid see on pigem see, et une kvaliteet ise paraneb. Melatoniini nagu sa lähed lihtsalt hommikuni välja ja sa ei ole mingi, lihtsalt ei järka öösel üles ja ei kassi niisama, vaid ongi noh. Aga see võibki olla mingi placebo ka, et ütleme, kuna siin nüüd lõpus on eriti unega veel probleeme, siis kõik abivahendid on nagu teretulnud. Sellega on ka kõik hetkeks tänaseks, et selle
see oli see Rasspõlev episood 4 eesmärk oligi anda selline ülevaade nagu, mis tegelikult toimub. Et ilmselt näidata, et ei ole väga intrigeeriv eluviis mul, väga selline rahulik, tavaline, kõik jääb rutiini alusel. Ja eesmärk on lihtsalt olla 3 nädala pärast sellises vormis, et vormis, mille üle ma võin uhke olla. Et eks kas see ka tuleb, seda me näeme 3 nädala pärast. Aga tänaseks kõik, kohtume juba episoodis number 5.